Mäletad seda lugu? Tere jälle! Siin me kõik oleme uuesti Eesti Rahvusraamatukogus ja uuesti Eesti kirjanduse päeval. Ja me natuke räägime. Mart Juul, mina Karl-Martin Sinijärv, räägime millest muust, kui räägime raamatutest. Ma pean ütlema, et ma tahaksin selle jutu lahti võtta raamatust, mida meil siin praegu kaasas ei olegi. See lihtsalt põhjusel, et me mõlemad olime selle välja laenanud kellelegi, aga mis kirjanduse päeva puhul sobiks alustuseks hästi. Nimelt meie ühise hea sõbra Andrus Kivirähki Eesti rahva uued jutud. Ja just pealkirja pärast põhimõtteliselt, sest mida muud see elav ja tegutsev kirjandus siis tähendab, kui pidevaid Eesti rahva uusi jutte ja lugulaulusid ja kõike muud. Et see, et meil on olemas uued jutud ja ka üks raamat kannab säherdust nime, on mingit pidi sümboolne ja teades, et see teos Andrusel lähtub Kreutzwaldi Eesti rahva ennemuistsetest juttudest, siis on ta veel eriti hea kirjanduse päeva sissejuhatamise raamat, kuna ta kätkeb sisuliselt kogu olemasolevat eestikeelset kirjandust moel või teisel ja ütlemata tänapäevaselt. Kuidas sulle uued jutud tunduvad? Jaa, et eks ta läheb nii nagu ainult Andrus seda teeb, et ta võtab mingisugused tuntud mudeli, antud juhul siis Kreutzwaldi Eesti rahva ennemuistset jutud. Ma küsisin küll, et miks ta ei jäta Kreutzwaldi rahule, et on ta ju ümber kirjutanud ka Kalevipoega mitu korda, nüüd siis need Eesti rahva jutud, millal siis lõpuks jõuab kätte raamat viina joomise kahjulikkuses, et viina katk. aga eks ta veel noor autor ja ta jõuab sinna, et see raamat on tore selline, seob minevikku ja tänapäeva, kuigi mul oli seal üks probleemne koht, mis mul tegelikult pakkus mõtteainet ja ma kasutan juhust küsin sinu käest, kas sul ei hakanud natuke kahju sellest romaani, mis selle pealkiri oli? Mingi hästi kummaline teos, mis koosnes 7 pikast lausest ja mille autor sattus Saaremaa öise praami peale. Mäletad seda lugu? Mul ei tule see pealkiri meelde, aga kahju oli mul seal paljudes lugudes, paljudest tegelastest tuleb tunnistada, nagu Andruse juttude puhul tihti. Objekti hääme oli selle romaani pealkiri. Vaata, mul hakkab mälu, et see mälu tuleb aegmise tagasi. Tegelikult see raamat, Andrus oli kirjutanud sellise tögava veste raskesti mõistetavast ja raskesti loetavast ja kommertslikust väga edutust kirjanikust, kellel oli ainult üks sõber, kes elas Tartus ja oli ka süvenev ja tähendab, ta oli kujutanud seda autorit ja seda teost sel viisil, et ta ei mõjunud tegelikult Saalomon Vesipruuli või sellise andetu autorina tegelikult. Ja mul tekkis tohutu soov seda raamatut tegelikult lugeda. Sest et etteheide, mis see lugu või mis selle loo raames autorile tehti, kelle nimi mul muidugi ka praegu ei meenu, oli see, et teosed ei müü, rahvas ei loe neid, aga mis siis? Et selles mõttes, et see, et teos ei müü või rahvas ei loe, oli mitte mingi näitaja. Et Peeter Handke teoseid ka väga kaua aega rahvas ei lugenud ja keegi ei mõistnud, aga praegu on ta Peeter Handke, vaid sellised kirjanik on veel. Ja siis mul tekkis veel teine küsimus, et kuidas nüüd see suhestub see, et selline hästi edukas autor nagu Kivirähk võtab parodeerida või tögada autorid, kes on kommertslikult vähem edukas. Et minu meelest see lugu oleks palju rohkem võitnud sellest, kui sellele Saaremaa praamile oleks sattunud just nagu rahvakirjanik, kes müüb meeletult. Et ma tahaks nagu näha seda, mis juhtub sellise eduka autoriga. See, et inimestel, kellel pole elus õnne olnud, et neil läheb halvasti, see tegelikult vajaks just nimelt seda, et selle praami peal, kuigi seal lohutus vist on see, et seal pärast seiklust praamil müüb ta maha vist 7 või 8 eksemplari oma raamatust. No kandeks see oli mingisugune lunastus. No aga sa võta Andrus praamile kaasa, kutsu ta praamile ja mine vaata, kas hakkab juhtuma või ei hakka. Iseenesest selline
selline objekti häme. See on päris ilusasti kokku võetud ka Eesti kirjanduse olukord mõnes mõttes, et sellest ei olegi midagi, kui sul parasjagu seda lugejat ei ole. Ega see jäänud, et kirjandus tuleks tegemata jätta, sest see lugeja võib tekkida kunagi hoopis hiljem. Võib-olla see lugeja alles sünnib praegu, eks. No just. Aga kui sina praegu seda asja valmis ei kirjuta, siis jääb see asi kirjutamata. Ja nii et selles raamatus, seal on kindlasti veel palju selliseid nagu peidus olevaid asju, mille üle tasub mõelda ja mille puhul mõtte käima läheb. Aga see objekti hääme oli asi, mis mind isiklikult väga huvitas. Et tegelikult sageli on ju need raamatud palju huvitavad, mida ei ole kirjutada, aga millest räägitakse, kui need, mis on olemas olevad. Ja võt see objekti hääme, et seda ma küll tahaks, sest seda ma tõesti tahaks lugeda. Aga ma arvan, et kuna meil on kirjanduse päev ja kus me siis nüüd ilma, kui me oleme juba nagu proosakirjandusest rääkinud, siis kus me ilma luuleta. Ja ma võtsin kaasa ühe oma lemmikluuletaja Ilmar Trulli eelmisel aastal ilmunud värske luulekogu. Ilmar on selles mõttes lahe luuletaja, et teda saavad lugeda lapsed, saavad lugeda täiskasvanud, alati on seal õpetlik iva. Järgmine kord võtta Ilmar Trull ise ka kaasa. See ei ole nii lihtne. Vaene varvas. Minu armas väike varvas, minuga on kaasas käinud Valgas, Varssavis ja Narvas, kuid neid linnu pole näinud. Vaene varvas viibis kingas. Suikus tasahilju sokis, mis ta seal küll sisse hingas, nähtavasti oli šokis. Varvas on küll ringi käinud selles imekaunis ilmas, aga väga vähe näinud pisarake konna silmas. Ja kui ma hakkasin mõtlema, et kui palju näiteks täna siin kirjanduse päeva puhul on inimesi või ütleme väikseid varbaid, kes ainult kuulevad ja ei näe mitte midagi sellest, mis toimub. Et on, üks kirjanduse funktsioon on ka mõelda neile, kes on ilma jäänud, kes ei saa sellel suurel peol osaleda. Ma näiteks olin nii lahke, ma näitasin tänne jäälvaatuses, näitasin oma väiksele varbale Eesti muusikaauhindade gaalat. Mitte küll täies pikku sain seda kohta, kus vennaskond sai elutöö preemia, sest ma mõtlesin, et seda peab ka suur varvas ja väike varvas ka nägema. Trulli võiks muidugi rõõmuga lõputult jäädagi ette lugema, ma loen ka Trulli. Mul on siin kaasas nimelt, jätkame luule lainel. Ma ei julge praegusel kellaajal enam öelda, et kõige uuem raamat Eestis, sest keskelt läbi meil ilmub vist umbes 10 raamatut päevas ja võib-olla viimase paari tunni jooksul on mõnest trükikojast veel mõni välja vurisenud, millest mul veel aimu pole. Ma olen natukene ise seotud, sest ma aitasin seda kokku panna, see on Hortus Poeticus valimik Eesti taimeluulet. Ja kuna sa Trulliga pihta hakkasid, siis ma loen siit ka Trulli luuletuse. Siis on Trulli ikka rõõmuga. Nii. Puukooli aktus. Igal aastal Mihklikuul ranits pakitud saab puul. Puud on ise täitsa taimsed, kuid neil huvid on ka vaimsed. Kooli tulid kuusk ja mänd, tuli õpetaja känd, tulid saar ja sarapuu, palm ja ahvileivapuu. Lehvitati okkaid lehti, õisi anti, aktus tehti. Kuulati siis kõnesid, mitte kõiki mõnesid. Üpris puised olid kõned, kõik ei olnud ainult mõned. Lõpuks tehti resümee, et minge metsa.ee. Kes sul seal veel? Sina oled selle kogumiku koostaja. Üks koostajatest me abikaasaga koos tegime. Mõte tegelikult tuli selle raamatu jaoks Tallinna ja Tartu botaanikaaedadelt. Ja kõigepealt Urve lihtsalt küsis minu käest, et kuule, et soovita kedagi, kes võiks niisuguse asja koostada. Ja siis ma soovitasin ühte ja teist inimest, aga saime paljudelt igavesti häid nõuandeid, aga keegi nagu päris enda peale ei võtnud ja siis selgus, et tuli ise kokku panna. Ja ta ei ole selline antoloogia, ütleme, kui me meenutame siin näiteks Vladislav Koržetsi koostatud kalaluule antoloogiat või Doris Kareva tehtud metsaluule antoloogiat. Ta on valimik Eesti taimeluulet ja lähtub suuresti ka sellest, et oleks algupärast nii uut kui ajaloolist taime illustratsiooni sinna juurde panna. Siin pildiautoreid on hästi palju, kogukujunduse tegi Asko Künnap. Et jah, ma ikka veetsin tubli 1,5 aastat taimede seltsis ses mõttes,
ja usun, et täitsa vahva asi ja selles mõttes ka, et siin on päris vana ja kõige uuemad mõned tekstid on spetsiaalselt selle raamatu jaoks kirjutatudki. Ja muidugi Tõnu Õnnepalu imetabane saatesõna, sest Tõnu on ju ise botaanik ja kirjutab üldse taimeluulest väga vahva käsitluse siia juurde. Nii et jah, ühesõnaga, kui me siin sellel luulelainel otsapidi oleme, siis ma soovitan üldse igasuguseid antoloogiaid. Nad on sellised mõnusad öökapiraamatud, et loed täpselt nii vähe nagu parasjagu jaksad ja saad ikkagi tervikuid kätte, et sa ei pea lugema 600 lehekülge järjest kramplikult läbi, et vaadata, kas 400 leheküljel lõpuks midagi juhtub. Antoloogiates juhtub enam-vähem kogu aeg. Ma vaatasin, et kõige vanemad tekstid vist on Rahvaluule ja Jakobson ja oli vist Koidula ka või? Ma ei mäletagi, kas siin Koidula oli või olnud, aga jah, siin oli ikka mõned päris vanad asjakesed, aga üritasime ikkagi niisugust enam-vähem ajalist katvust saada ja lähtusime ikkagi sellest, et oleks niimoodi taim ja tekst koos. Aga kuule, kui palju üldse taime teema Eesti luules sees on? Tead, seda tegelikult on nii palju, et siin on mitme antoloogia jagu ka kindlasti materjali ja ütleme, on aru saadav, et sul Sireli või Sinilille kohta on Eesti autorid kirjutanud oluliselt rohkem tekste kui näiteks Araukaaria või Banaani kohta, mis on ka sees. Nii et siin tuli seda valikut natuke kitsendada, vaatasime põhiliselt selle järgi, et kuna see oli botaanikaaedade idee, et need oleksid pigem siuksed taimed, mis oleksid botaanikaaedades olemas ja nähtavad ja katsutavad ja muidugi, et nende kohta oleks algupärast illustratsiooni. Üldiselt igasugused söödavad asjad jätsime kõrvale, igasugused tomatitrukkid, õunad ja muu siukest aedviljaluulet on ka väga palju. Kas siin on ka mingid võõrliike? Vaata, mille vastu ju praegu võideldakse, et on Eestis jõudnud mingid tont teab mis teel, mingid erinevad võõrliikide taimed, mille üle mõistetakse kohut ja mõistetakse hukka. Et on siin ka sellised võõrliike, mis praeguseks Eestis on pinda võtnud? Ma arvan, et Eesti luuletajad ei ole veel jõudnud nendest väga palju kirjutada, et pikemaid poeese ega ka lühemaid näiteks Sosnovski Karuputke kohta ei tule mulle ette. Nii et, aga põhimõtteliselt samast kontseptsioonist lähtudest võiks kirjutada täiesti teistsuguse valimiku või koostada. Lihtsalt tuli vaadata, mida on. On tegelikult palju rohkem. Jah, väga kaunis raamat, väga sisukas. Olen jõudnud seda ainult korra sirvida ja tähendab, ega ma ei Mina ka. Käi letile tundu sugugi mitte vähem kaunist raamatut. Selle autoriks on Janar Ala, kes on tuntud Facebooki troll ja naljamees ja ta on kirjutanud siis koostöös Moodsa kunstimuuseumiga võeti siis, see on nii-öelda tellimustöö, mis ilmusid lehes Postimehes igal laupäeval ja nüüd on need lood ühtede kaante vahel Purgisupp, lugusid popist, kunstist ja elust. See on Poko kollektsioonis leiduvatest töödest, et see on üks äärmiselt minu jaoks väga huvitav ja sümpaatne sissevaade Moodsasse või kaasaegsesse, Moodsasse kunsti. Ta ei ole terviklik ülevaade, ei pretendeerigi sellele, aga need on sellised kiired pilgud tuntud autoritele, tuntud töödele. Ja ta meenutas mulle, kui ma lugesin, siis ta meenutas mulle seda Eesti televisioonis minu lapsepõlve aegadel eetris olnud saatesarja Ars Longa, mida tegi Leo Soonpää. Et Janarit selles rollis kujutleda oleks väga lõbustav ja omad väärtus selles raamatus on tõesti stiil, sest Janari imepärane talent on kirjutada väga keerulistest asjadest väga lihtsalt, sest sageli Moodsast kunstist räägitakse nii-öelda nagu omas keeles, et jumala eest asjasse mitte pühendatud, ei loeks neid artikleid, ei tunneks nende kunstiteoste vastu huvi, ei külastaks neid näitusi, sest et see tundub olevat selline salajane siurulinnu muna, mida tuleks kaitsta, et Janari hoiak on just vastupidi, et see kõik on hästi mõeldud rahvale, mõeldud vaatlemiseks, lusti tundmiseks ja kaaselamiseks ja tema stiil on imepärane selles mõttes, et siin on kõrvuti ütleme, see on nagu Kärna Ärni, kes oleks hästi palju Onu Bellat kuulanud ja siis veel Illar Kohvi juures saunas käinud ja midagi sellist. Et ta on pöörane sissevaade kunstilukku autoritesse ja samas on ta väga Janari käekirjaga asi, et meenutas neid veste
sarri nagu Kihva Värdi ja igasugused Sulev Nõmmiku Kärne-Ärni lood, et lugeda hästi kerge, hästi lõbus, mingit asja loed ühe korra ja siis vaatad, oot, mis ta nüüd oli, lähed tagasi ja loed veel korra, sest see on nii tore, et see raamat Purgisupp lahkelt kõigile soovitan. Ja kuna ma näen, et sa oled võtnud kaasa sama raamatu nagu mina, siis ma enda Kivastikku panen ära ja annan sulle palun võimaluse rääkida siis järgmise käiguna Mart Kivastikust. Eks ka Kivastikust võiks muidugi päris pikalt lobiseda. Tal on ikka üllatavalt palju raamatuid tegelikult ilmunud. Ma hiljaaegu kohtasin teda ühe pisikese raamatulaada peal ja see oli muljetavaldav kogus, millest ma ilmselt suuremat osa olin ka lugenud. Mõned ei olnud mulle suuremat muljet jätnud, mõned vägagi vahva mulje. Ja tead, selline novellidega on ka natukene nagu luulega, eks, et selle ühe novelli jaksad ikka ära lugeda ka siis, kui parasjagu mingit pikka teost ette võtta ei taha. Ja Kivastikul kukuvad nad maru hästi välja. Ta on muidugi selline sügavalt Tartu kirjanik, kui nii võtta, aga siin on igalt poolt mujalt ka lugusid. Aga see mingisugune soe suhtumine ja igasugused veidrad asjad, mis juhtuvad, et just nagu loos ei juhtugi midagi, aga tegelikult jõuavad lõppu, on ikka küll. Minu meelest see on üks vahvamaid jutukogusid, mis viimasel ajal on näppu jäänud ja seal sihukest, ma ei tea, kõlab jälle triviaalselt, kui ütled, et niisugust tavaliste inimeste elu kirjeldamist. Tegelikult ongi tavaliste inimeste elu kirjeldamine, aga siis hakkad mõtlema, et ega need inimesed nii tavalised ei olnud ka. Ja kui juba natuke mõtlema hakkad, siis see näitabki, et tegemist on ikkagi väga korraliku kirjandusega. Ja, et see raamat on pühendunud emale ja nagu Mart on öelnud, et see sisaldab väga suurel määral neid jutte, mida ta emaga rääkis. Et neil oli emaga väga kaunis läbisaamine, mis polnud sugu alati pilvitu, aga seda lahedamaid jutte ja nagu selliseid elemente sellest tuli. Ja need on tõesti väga head lood, väga head novellid. Jaama 12, kui me rääkisime siin moodsast kunstist ja muust säärasest, see on lugu, mis põhinebki konkreetselt nii-öelda ühel Tartu galeristi galerii elul ja see pilt ja see maja Tartus on olemas aadressil Jaama 12, et ta on žanritud õuduslugu, soovitan lugeda, väga õudne on tõesti, aga samas ka väga huvitav. Ja et ma sellest loogikast pole küll kunagi aru saanud, et ühe novelli jaksab ikka lugeda, et mina, kui ma novelli kogu saan ja kui mulle autor sobib, siis ma loen ikka kõik novellid järjest läbi, et mina ei hakka neid Mina jätan mõned alati järele, kui mulle raamat tõeliselt meeldib, siis ma ei taha selle raamatuga nagu ühele poole saada, et mõned jätan pärasteks, nii nagu mõned bändid, kes mulle on väga meeldinud, ma ei ole kõiki nende plaate otsast lõpuni järjest korraga ära kuulanud, sest ma tahan seda tunnet, et mul on asjast, mis mulle meeldib, veel midagi avastada. Jah, aga samas niisugune novell päevas lugemine, see on mulle sama arusaamatu saan nagu klaas head veini toidu kõrvale, sest et see on minust tõesti surnud formaat, sest et mul on nagu kas ma joon siis edasi või siis võtan selle klaasi ja tein, siis ma jään kohe magama. See on nii mõtlet asi, et ma ei saa rüümseks rääkida, et käisime lõunal, jäime klaasi ja läksime tööle tagasi taeva ära. Kuidas see võimalik on, ma ei saa aru. Et selles mõttes, et kui sa klaasi, see on kaks asja, kas sa jood edasi või jääd magama. Tööl käimine on võimatu selles olukorras. Seal tuleb õppida, ma vabandan, märrik. Tuleb õppida prantslaste. Mul on hästi tundlik sotsiaalne närv. Tuleb õppida prantslaste ja itaallaste käest, kes seda teemat väga hästi tunnevad. Töö lõunasöök peab lihtsalt minema sujuvalt üle töö õhtusöögiks. Millal sa viimati tööl käisid? Mina? Ma olen kogu aeg tööl, sest ma töötan kogu kodukontoris. Ja räägib mulle tööeetikast prantsuse. Ma räägin prantsuse tööeetikast. Nalja veel. Nii et ühesõnaga jah,
et me saame tülitada sel teemal. See ongi tore, kui sõbrad kokku saavad ja saab tüli kuri on ka veel kurat. Ei, ma jäin mõtisklema selle peale, et tegelikult on päris suur vahe on tööl käimisel ja töö tegemisel. Selles mõttes, et tööd teha saad sa väga mitmetes kohtades. Tööl käimine on hoopis üks niisugune imelik asi. Ma mäletan, kadunud sõber Jüri Pino ütles kuidagi väga ilusasti, et kuidas teha vahet loovtöötajal ja suvalisel intelligendi närul. Et vahe on väga lihtne. Et loovtöötaja on see, kes pealtnäha mitte midagi ei tee, aga tegelikult mõtleb. Suvaline intelligendi näru on see, kes pealtnäha mõtleb, aga tegelikult ei tee mitte midagi. Ja siis, kui tuleb veel korraks Kivastiku tagasi, siin tõesti iga lugu on omaette see tööver, et ta meenutab mingit. No, eks Kivastiku eripära on ka see, et siin on vihjeid ja viiteid sellele muusikale, mis talle on armas ja omane ja südamelähedane ja ta meenutab väga mingit keskmise faasi Led Zeppelini albumit, kus on hästi palju teemasid, hästi erinevaid selliseid nagu jutukesi koos ühes loos juhtub maru palju ja kõik kuidagi jõuavad kuhugi veel lõpuks mingis väga ootamatuse kohta. See on tõesti suurepärane raamat, soovitan soojalt, aga kui Tartu autorist Mardist, siis loomulikult veel rohkem Lõuna-Eesti on Lauri Sommer. Ja tema raamat Sugupuud, ma ei ole kaugeltki ei väida, et ma olen selle nüüd kõik läbi lugenud, sest see on hästi tihe materjal. See on nii-öelda selline raamat, mille kohta Lauri ütleb, et ta pani kirja või siia koondas sellest raamatusse nii-öelda oma mitte lemmikautoritest esseed, vaid need autorid, keda ta näeb oma hingesugulastena. Ja siin on autoreid igast ajastust. Juhan Jaik, Ernst Enno, Artur Alliksaar, Andres Allan, Richard Brautigan näiteks, Eha Lättemäe ja nõnda edasi. See on selline tihe lugemine, Tõnu Õnnepalu muidugi ka. Et see on selline tihe lugemine, mis ei ole üldse lihtne, sest et ta kirjutab väga poeetilises keeles ja tõmbab hästi sügavaid ja huvitavaid paralleele. Ja see on selline asi, millega mina olen veetnud väga hulga aega ja veedan veel ja mulle väga meeldis see üks peatükk Tõnu Õnnepalust. Ja ma mõtlesin, et kui erinevad ikkagi on inimeste elukäigud ja teederajad, sest et sellel, kui Tõnu Õnnepalu elas Tartus, siis ta käis Tartu kirjanike majas tegutses luuleklubi nimega Vile. Kui sa mäletad sellist asja. Natuke enne minu aega, aga ma tean neid inimesi. Seda juhendas alguses keegi teine, aga hiljem võttis juhendamise üle Kaplinski. Ja seal käis palju praeguseks tuntud autorid. Üks nendest oli ka meie kallis Kauksülle, kes seal käis. Ja ta räägib siis sellest Tõnu peatükis räägib ta sellest Õnnepalu siis, kui oluline temaks see luuleklubi Vile aeg oli. Sinul oli mingi teine rühmitus, kas olid Hirohall või mis asi see oli? Jah, see oli natukene hiljem. Kas sina ei olnud selles Vile kambal, mis seal Tartu õpetajate 12 majas koos käis? Mina jõudsin kuskil 88. aastal Tartu ja siis vist olid kas need mingid viimased nende korraldajad ettelugemised Botaanika aias või nii. Et kuidagi, ma ei tea, kas see seltskond siis parasjagu umbes lõpetas suurkoolid, läks laiali või? Jah, nii ta on. Nii, et sellest rongist jäi nagu maha. Nii, et see on, et alati igas ajas on olnud selliseid rühmitusi ja siurud teavad kõike noori Eestit ja nõnda edasi. Aga ka sellisel Vene ajal olid sellised grupid ja seltskonnad ja mõttekaaslaste ühingud olemas. Ja kuna see oli see aeg, kus ma ise elasin Tartus ja ma mäletan neid Vile koosolekud selles, et ma seal kunagi käinud, aga Ülle rääkis nendest. Ülle rääkis nendest hästi vaimustuse ja sisseelamisega, et ma kunagi alati lubasin, et ma tulen, aga ma muidugi ei jõudnud sinna kunagi, ma polnud ka mingi luuletajaga. Aga ma tean, kui oluline asi see nende inimeste jaoks oli ja siin on veel et kellel vähegi näiteks Lõuna-Eesti, näiteks sinul Triin kindlasti on Lõuna-Eesti tats sees, et sina peaksid seda kindlasti lugema, et siin on Võru maast hästi ilusad esseed. Mind kui Otepääljast rõõmustas tohutult Sommeri leid Ernst Enno kirjadest ja tema käikudest tema pruudiga, kuna ta aerutasid Pühajärve peal. Ja kuidas nad käisid Kloostrisaarel. Et see on jälle üks selline asi, mis alati, kui ma järve äärde lähen, siis kindla peale tuleb jälle meelde. Et see on selline koha Lõuna-Eesti, ma ütleks, ta on selline Lõuna-Eesti kirjanduslugu, võimas suurejooneline äärmiselt vahva asi. Tuleb ette võtta.
see on veel täitsa tutvumata asi. Tuleb inimestega rääkida raamatutest. Raamatuid on veel, ma ei teagi, millises järjekorras siin veel mõni ette võtta, mõne veel jõuab. Lembit Uustuldi uus asjake. Taas võib mõnusasti soovitada ses suhtes, et ta on küll ühest küljest hästi ladusalt ja lobedalt kirjutatud, teisest küljest see inimene, kelle elu siin raamatus sees on elanud väga tihedat, põnevat ja mitmekülgset elu. Eks Lembit tunnistas ka, et ta on natukene, et see on ikkagi ilukirjandus, et ta on natukene omast elust sinna juurde laenanud sisse, et lihtsalt mõned seigad tundus. See on kriminaal- või põnevusromaan nagu Lembitul tavaks või ta on pigem ikka selline täiesti elulooline asi ja see Voldemar Laasiku 9 mina on raamat on nimi, et see taat, kes on prototüübiks või prototaat, on veel täitsa elus ja kõbus ja tegutseb. See on loomulikult niisugune elu kontsentraat, aga samas jube vahva, et kui Uustuld on teinud selle oktaloogia 8-osalise Avamere sarja, kus on sisuliselt väga lihtlabaselt öelda siis umbes ühe kalurikolhoosi ja tema tegelaste elu lahti kirjutatud põnevusjutuks võib selle kohta ikkagi öelda ja 8 osas. Siis siin on ta vastupidi võtnud ühe inimese tiheda elu ja selle pannud ühte raamatusse. Kuigi tunnistas, et materjali oleks tegelikult veel, aga sellest ikkagi saagat tegema ei hakka. Et kes tahab lihtsalt niisugust head mõnuga loetavat Eesti raamatut lugeda, siis ja natuke võib-olla vanamoodsat, aga igatepidi head, siis Uustuld on alati kindla peale minek. Et ta on hulka vanem kui mina ja sinagi, aga mulle on kirjutamislaad kuidagi hästi istunud. Jah, mina sain taga Lembituga siis sain tuttavaks eelmisel aastal millalgi, kui me kohtusime saate Prillitoos Grimmi ruumis, nagu ikka kõik inimesed, meie vanuses kõik tutvuse tahet leiavad. See on põhikoht, kus tutvutakse, aga järgmine raamat, mis minul käes on, ma ei ütleks, et ta on mõnus lugemine, et ta on pigem valus lugemine ja ta ei ole lihtne lugemine, aga väga kaasahaarav. Ma ei tea, kui palju te teate autorit Kalle Käsper, kes on tegelikult vana ja teenekas ja kogenud autor. Mina teadsin teda Loomingus ilmunud Puritanide ajalooliste romaanide katkendite järgi, aga ma ei olnud temasse nagu kunagi sisse vaadanud, aga ilmus paar aastat tagasi tema raamat Ime ja tolle kirjastaja Toomas välja taga ütles mulle, et Mart, loe seda raamatut, sulle võib see meeldida ja see meeldis mulle tohutult. Praegu on ilmunud Ime 2, lühidalt, mis on siis selle eelmise raamatu järgi, lühidalt ütlen seda, et raamat Ime kuulub sellesse kategooriasse, mida ma ei loe meeleldi ja enamasti üldse väldin lugemist ja need on need vähja lood või vähja kirjanduseks. Mitmel põhjusel ja põhiliselt sel põhjusel, et ei taha mingit teemasid endale liiga lähedale lasta. Aga Käsper on just nimelt lugu sellest, kuidas tema armas abigaasa, kes oli armeenlanna ja kirjutas vene keeles ja kelle lugejaskond oli põhiliselt Venemaal, aga ka tõlgitud võõrkeeltesse, prantsuse, saksa, itaalia keel, suri. Ja kuidas, see kõik on nii see on klassikaline lugu, ravi, lootuse kadumine, uus lootus, siis teekond kuhugi teise riiki lootuses, et seal on mingi imeline ravi, aga see lootus luhtub. Et see lugu oli, ma ei oleks seda lugenud, kui Käsper poleks seda kirjutanud nii kaasahaaravalt ja nii hästi, nagu see lugu oli kirjutatud. Sest see on lihtne lugemine ja mitme koha peal, see on selline raamat, mis annab sulle nagu lugejale valikuid, et mida sa ise sellises olukorras teeksid. Aga ega me keegi ei tea, mida me sellises olukorras teeme, kui see hetk käes on. Nii et selles mõttes oli suurepärane lugemine ja lugu lõppes tema kalli abikaasa lahkumisega. Ja nüüd on selle järgi Ime 2, mis räägib siis sellest, mis sai edasi,
ja räägib siis nüüd leina faasist. Ennekõike mõlemad raamatud on ka armastusest, et ta tõesti väga armastas oma kallist abikaasat ja seda on sellest raamatust tunda ja jälle kirja pandud nii, et ei ühtegi liigset sõna, ei üleliigset sentimenti, aga see raamat tegeleb leinaga. Ja kes on kaotanud oma mõne lähedase või vanemad või taga hullemaks, ühesõnaga, et kellel kaotuse teema on tuttav, saab aru, et see asi ei ole lihtne, see ei lähe ise üle, see tuleb alati sageli, tuleb see tagasi, mingil teisel kujul, see on jube valus. Ja Käsper on selle suutnud kirja panna nii, et see ei ole sentimentaalne, ta ei ole see, mida ei tahaks lugeda ja peale selle on tal veel kihte. Tal on olme, mis on hästi oluline, sest ammu teada tõsiasi on see, et lesknaised saavad väga hästi hakkama, aga leskmeestel läheb väga raskeks. Ja see on just nimelt see, mis räägib sellest, kui keeruliseks muutub sinu jaoks olme. Kui raske on kogu see kõik igapäevane värk, millest hoolitses abikaasa. Ja lisaks veel sellised nagu need kirjaniku elu detailid, sest Käsper ei ole lihtne inimene. Ta on raevukalt vastanduv ametlikele hierarhiatele, ta ei salli enamikku kirjanike liidu liikmetest, tal on kõigi kohta midagi väga halba öelda. Et kui me mõtleme, me räägime sellest, eks ole, et meil on vene kirjanik Andrei Ivanov, kes räägib sellest, mis tunne on olla nii-öelda eksiil, ütleme olla venelane Eestis, siis palju keerulisem ja huvitavam siseemigrandi näide on see Kalle Käsperi lugu, kes on sisepagulane, olles Eesti kirjanik, kelle lugejad muide ja sõbrad on jäänud Venemaale. See on hästi keeruline juhtum sellist inimtõust või sellist inimtüübist, kes Eesti NSV ajal õppis Moskvas, kellel palju sidemeid tutvusi sigines Venemaal. Praeguseks on olukord tohutult muutunud, et inimesed seal teisel pool piiri on muutunud, et see kõik on maru keeruline. Et see on nii huvitav lugu, siin on nii palju teemasid koos ja samas see raamatu nõhukus on kergesti loetav. Samas ta ei jäta sind rahule ja mida ta meenutab oma detailide ja olmesse sukeldumise poolest. Kui palju mingi asi maksab, kui keeruline näiteks asi on enesetapp. Kõik inimesed saavad aru, et mingil hetkel me kõik mõtleme näiteks enesetapust. Aga hakkame nüüd mõtlema praktiliselt, kuidas seda teha. Poomine on ju, sellest Käsper kirjutab, poomine on jõudne rähklemine, mis võib lõppeda ebaõnnestumisega ja võid saada haiget. Mürkidega on tänapäeval see, et sa ei saa neid ju kätte. Ja teine asi on see, et tevib ka ju teooria, et need tänapäeva unerohud on tehtud ohutuks selles mõttes, et sa pead neid sööma ämbriga, et nad mõjuksid. Selles mõttes. Siis uputamine on väga valus. Mahalaskmine on variant, aga Käsperil pole relvaluba. See on nagu naljakas, aga tegelikult on need praktilised mõtted, mis sellises olukorras inimesel, kellel kõik tundub, et tal on kõik kadunud, kõik on läbi, see on loomulik mõtete käik, siin pole midagi naerda, seda pole ka mõtet hukka mõista, see lihtsalt on nii. Ja me kunagi tõesti veel kordame, me ei tea, mis juhtub meiega, kui me sellises olukorras oleme. Et ta meenutab oma detaili rõhkuse poolest Õnnepalu, siis sellise viha poolest Eesti Vabariigi vastu meenutab ta väga Andrus Kasemaad. Et ta on hästi hakkamist täis, tal on hästi palju öelda valitsuse ja igasuguste etableerunud kirjanike ja kirjandusametnike kohta. Ja ühesõnaga, kes ei karda tõsist teemat, raskeid asju ja naudib hästi kirjutatud raamatut, siis see Käsper Ime 2 on sobiv. Jah, Käsperit võib soovitada küll. Ma olen korduvalt mõelnud nii mõnegi tema teose puhul, et see on jälle kirjanik, kes võib osutuda palju olulisemaks kunagi tagasi vaates, kui ta praeguses pildis on tundunud, sest pildiga, ükskõik kas oli nõukogudeaegne pilt või praegune ühiskonna pilt või nõnda, on ta oma loomuomases konfliktsuses niikuinii alati kakleb sellega. Mulle väga meeldib, et sa seda ütled ja siit me jõuame selle objekti hääme juurde tagasi, et on mingid autorid, keda ei loeta, keda ei osteta, keda rahvas ei armasta, keda ei kutsuta presidendi vastuvõtule, kes ei saa ordeneid. Nad võivad olla palju olulisemad kui meiesugused nagu rahva lemmikud. Et sa kunagi ei tea, kellel on tulevikus midagi öelda. Ma ütlen, et see Käsper ei ole lihtne juhtum, aga ta on selline juhtum, mis keeldub laua pealt maha minemast. Jah, seda olen ka korduvalt maininud, et kirjanduse turg on alati tulevikus, aga kirjutada tuleb teda praegu. No tuleviku peale ei maksa mitte kellelgi väga eelitada, et ka kirjanikele ei maksa ka nüüd loota, et et ma kirjutasin nüüd surematu teose, et küll mind tulevik loeb, tulevik ei loe. Et ma näiteks küsin sinu käest, et kas sa mäletad, kes võitis aastal 1980 romaanivõistluse? Ma olin siis
kas ma olin juba 9 saanud vaata, või? Mina olin 9, eks oli selles, et vastada konkreetselt, et esikohta välja ei antudki. Hakata vabandama, ma olin 9 aastaga. Seda see huvitab, kui vanas. Seda juhtus kusjuures ju päris sageli tol ajal, et ei antud välja. Jah, et Teet Kallase Corrida oli seal, Peeter Elbingu ja seal Vello Lätik ja nendes, aga nüüd järgmine kontrolli küsimus, et kõik teavad, et Eesti Vabariigi aegse romaanivõistluse üks kuulsamaid teosed on August Jakobsoni Vaest ja patust Alev. Kui palju neist või meist seda lugenud on? Näed, seal on kaks vaprat prouad, kes on lugenud. Mina pean tunnistama, et ma olen üritanud lugeda, jõud ei käinud üle. Et jutu mõte on see, et raamatutel on teatud juhul, raamatutel on eluiga nagu inimestelgi. Ja sageli nad surevad ammu enne seda, kui autorid lähevad. Et ei maksa väga tuleviku peale loota, kuigi näiteks mul oli pikk ja mõnus talvepuhkus ja selle muulgas leidsin kodunt Lilli Prometi. Kas nad olid valitud, olid nad kogutud teosed, 8 köidet, valges köites, issand, kui hea kirjanik oli Lilli Promet. Et tõesti, nagu ma seda lapsena lugesin, mulle ta nii meeldis, ma mäletan. Aga ma lugesin Primavera üle. No, suurepärane teos, pole vananenud, pole ununenud, vananenud ei ole, aga ununenud on, aga võiks meelde tuletada. Jah, neid asju on päris palju, mida tasub meelde tuletada ja kuivõrd jutt on ikkagi Eesti kirjanduse päeval ja päevast, siis... Mis on ka täna ka mõde molutamise päeva teine püha? Just. Tahtsin lihtsalt seda öelda, et praegu meil on sellised suhteliselt uuemad raamatud siin olnud ja näpu vahel, mis on ka loomulik, aga et sellepärast tasubki kolada mitte ainult kodust raamaturiiulit mööda, vaid ka raamatukogusid pidi ja vaadata lihtsalt, mis näppu jääb. Äkki jääb midagi sellist, mille peale ei oskaks ise tulla või mida ei oskaks üldse otsida. Paremate raamatupoodide ja enamiku raamatukogude võlu ongi ju selles, et noh, sa saad sealt kätte selle asja, mida sa tahad või mida sul vaja läheb, aga kui sa lähed sinna lihtsalt niisama ja ringi kolad, siis sa ei tea, millisel raamatul võib just sind vaja minna. See raamat annab sulle endast ise teada. Nii et raamatutest puudu ei tule. Kõiki siin olevaid asju me ka läbi lobiseda ei jõua. Aeg hakkab nii kaugele jõudma, et peame selle jututunni otsa kokku tõmbama. Ja tegelikult on hästi meeldiv anda sõnajärg üle nooremale generatsioonile, sest me võime siin jääda eietama sinuga. Just. Ja aga kes seda vanurid võivad lõputult eietada, aga tegelikult las noored eietavad ka, sest ega see noorus on ilus aeg ja see ei tule kunagi tagasi. Ja ma ütlen, et kui... see on originaalne mõte küll. Kas sa ei ole selle peale varem? Kas sina kogu aeg mõtled, Karla, et sul tuleb noorus tagasi? Aga ei tule. Et mina ka väga ühesõnaga oli tore kohtud, et jäi mitu raamatut rääkimata, Lõuna-Eesti klassik Mehi Seinsaar jäi täiesti soovitamata ja sul, Karla, on siin ka tohutu. Jah, luulekogusid asju on, aga... Eks see järgmiseks korraks, et oli väga tore, et kutsusid Karl Lütt mind külla, tervitan Rahvusraamatukogu, kes siin uues asukohas ajab jõudselt jalga maha ja ma arvan, et varsti kõigi meie rõõmuks avaneb ja ega seal muud midagi, et küll tuleb jälle uus riigipüha, saame jälle kokku ja siis rõõm on juhatada siis värske rõhu aktiivne show, sest noorte päralt on, teil originaalne mõte, Karla, noorte päralt on mis? Ai. Tulevik. Aga lapsed on meie olevik. Ja, nii et ühesõnaga anname sõna noorele generatsioonile. Aitäh! Teeme nii!